Armsad vennad ja õed, armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Selle palmipuude püha jutluse juhtkirjaks on aukuninga alandustee ning jutluse aluseks kuulame veel kord kirja kohta Pauluse kirjast Filiplastele, peatükist 2 ja salmidest 5-11. Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal kui maal, ja et iga keel ütleks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. Võite istuda. Palmipuude püha tähistab kirikukalendris suure nädala algust. Sel päeval meenutatakse Jeesuse saabumist paasapühadeks ehitud Jeruusalemma, kus rahvahulgad teda Hoosianna rõõmuhõisete saatel vastu võtsid. Teda võeti vastu kui kuningat, õigemini temas nähti kuningat ja loodeti kuningat. Kuid Jeesuse tee ei viinud otsekohe kuningliku paleesse, see oli teekond alandusse. Jeruusalemma sisenemisega algab Jeesuse kannatamise nädal, mille vältel muutub esialgne aukuninga tee üheks alandusteeks, mis viib teda vääramatult risti suunas. Võib nentida, et palmipuude püha on üsnagi vastuoluline püha. Ühelt poolt on see nagu rõõmus ja pidulik, aga teisalt äärmuseni traagiline. Ja ometi just selles vastuolulisuses selgub lõpuks midagi otsustavat. Praeguse jutluse aluseks olev kirjakoht ei ole harilik, et palmipuude pühal seda väga tihti ei panda jutluse aluseks. Tegemist on hümniga Kristusele, mille apostel Paulus kirjutas oma rajatud kogudusele Filippi linnas. Paulus oli vangistatud Jeruusalemmas ja saadetud ta oma nõudmisel kohtupidamiseks keisri ette Rooma. Teda süüdistati, et ta õpetab rahva, seaduse ja templi vastu, ja mis veel hullem, ta on templit ka rüvetanud, tuues sinna uskmatuid ja igasugu muud rahvast, kes sinna ei kõlba. Süüdistusele anti loomulikult ka poliitiline mõõde, kujutades Paulust rahutuste õhutajana ja ohtliku ususekti juhina. Kiri kuulub niisiis Pauluse vanglakirjade hulka, mille ta kirjutas tõenäoliselt Roomas vangis olles. Ja ega apostli enda olukord ei olnud üldse kerge. Ta adub selgelt, et kaalul on tema elu või surm. Ja vaatamata sellele ta tänab selles kirjas filiplastele väga siiralt nii talle kui tema kaastöölistele osutatud abi eest. Siiski on kirja kirjutamise ilmseim põhjusena selles, et Filippi koguduses olid hakanud kerkima erimeelsused, tekkinud lahkarvamused ja leidsid aset sisemised pinged ja rahulolematused. Paulus kutsub kogudust üles üksmeelele ja ühtsusele. Seetõttu esitab ta kohe kirja alguses kõige ülevama võimaliku üleskutse alandlikkusele ja näitamaks neile, milline on tõeline arusaam usklike kutsumused Kristusest, Kristuse koguduse liikmetena. Selles jutluses ma tahangi
keskenduda peaasjalikult alandlikkusele. Alandlikkus ja allaandmine on üldiselt sellised natukene laetud sõnad, mida väga sageli mõistetakse erinevalt. Tihti seostuvad need alavääristamisega, häbistamisega, allaandmisega, kellegi ees kummardamisega või isegi nõrkusena. Mõnikord võib see tähendada ka siiski midagi head, nagu näiteks hinnaalandus või maksualandus või intressialandus. See meeldiks ju meile küll. Kristlikus mõttes tähendab alandlikkust kuulekust ja leplikkust. Kuulekus ei ole siinkohal mõistetud kui inimese poolt esitatud nõue ühemeelsusele, vaid Jumalalt ja Kristuselt lähtuv suund, mis näitab meile teed edasi. Leplikkust võib siinkohal mõista kui enesekohast allumisvalmidust. Kindlasti aga ei ole alandlikkus mitte nõrkus, vaid voorus, mis avaldub kuulekuses ja tänulikkuses Jumala vastu ning lugupidamises kaasinimeste ja loodud maailma vastu, olles loomulikult sel samal hetkel ja igal hetkel teadlik iseenda ebatäiuslikkusest. Alandlikkuse vastand ei ole mitte jõud ega tugevus, vaid on uhkus, ülbus, egoism, isemeelsus ja vääramatu usk iseenda jõusse ja oma tahte ülimuslikkusesse ja eksimatusse. Philippi koguduses olid kildkondliked tülid, et taustal tulnud välja need samad alandlikkuse vastandid, väiklus, egoistlik upsakus. Otsekohe kirja alguses kutsubki Paulus vastukaaluks neile pahedele Philippi kogudust üles alandlikkusele. Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtemoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühteviisi mõtlejad, ega tee midagi enne kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Nüüd, kui ma heidan pilgu kõigepealt loomulikult enda sisse ja siis ka enda ümber, siis ma pean paratamatult ka küsima, kas Philippi koguduse probleemid on mulle võõrad. Kas minu sees ja minu ümber puudub egoistlik upsakus, uhkus, isepäisus, allumatus ja teinekord isegi päris tihti ka enda paremaks pidamine. Ma loomulikult ei taha seda ise välja näidata ja ma ei näita ka, aga nii mõnigi kord ma mõtlen küll, et eks ma tean neid asju ikka ise kõige paremini. Hümni alguslause, mõtelge iseeneses sedasama, mida Kristuses Jeesuses juhatab juba alandlikkuse poole. See sunnib meid mõtlema Jeesuse poole. See ei suuna meid lihtsalt olema üksmeelsed, vaid õige mõtlemise suuna annab olemine Kristuses Jeesuses. Õige hoiak, millest me peaksime lähtuma, on vastastikune, isetu vastutulelikkus inimeste vahel ja suhtel. Rõhk ei ole pelgalt eeskujul, vaid Kristuse osaduses. See hoiak ei ole lihtsalt sisemine meeleseisund, vaid hoiak teise inimese suhtes. See lause ei ütle meile, et ole lihtsalt nii nagu Jeesus, vaid see kutsub üles mõtlema ja elama selles reaalsuses, mis on Kristuses. Teisisõnu, Kristus ei kutsu meid iseennast lihtsalt imetlema, vaid ta kutsub meid järgima ja olema tema enda meelsuses. Suurima võimaliku alandlikkuse näiteks on Jeesuse kuulekus. Olles ise Jumala kujuline, kuid seda ei tule siinkohal mõista kui Jumala välist kuju, vaid olles ise Jumala olemisviisis, loobus ta sellest ja võttis inimese kuju. Veelgi enam, ta võttis orja kuju, kõige madalama võimaliku inimliku olemise seisundi.
ta ei kasutanud oma eelisseisundit ära, ta loobus oma olemusest, andes ära kõik, mis tal oli. Jeesus alandas ennast maksimaalselt ja kuuletus. Ta ei haaranud kinni oma väes, vaid ta lastis lahti ja loobus. See oli teadlik valik, loobuda sellest, millele tal Jumala pojana oli õigus. No ta usaldab end täielikult Jumala kätte. Olles saanud inimeseks, elas ta läbi kõik need hirmud, kõhklused ja kannatused, mis meilegi on omased ja tuttavad. Mõned päevad hiljem, palvetades Getsemani aias, Jeesus ju palus, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Jeesuse valik oli kuulekas kannatustee, mis osutus issandaks saamise teeks. See tee oli loobumise, äraandmise, alandlikkuse ja usaldamise tee. Siin tuleb esile erinevus meie igapäevase käitumisega tihti. Me proovime väga sageli lõigata kasu, kasutada juhust ja maksimeerida enda tulemust. Otsime sageli oma õigust ja oma tulu. See on väga inimlik ja harjumuspärane. Jeesus Jumala pojana vastupidiselt loobub, annab ära, ei kasuta juhust, kuuletudes ja usaldades, ootamata mitte midagi vastu. Seepärast ta tõstetigi kõige kõrgemaks. Olles Jumala, oma isaga üks, loobus ta kõigest, tühjendades ennast, ära andes oma jumalikkuse ja saades inimeseks. Ta tuli välja kõige alumisele piirile, kõige alumise piirini, saades viimaseks meie hulgast, keda on võimalik ette kujutada. Võetud vastu nii nagu kuningas, sai ta viimaseks, põlatuks ja madaluste madaluseks. Jeesus astus vabatahtlikult meie maailma kõige madalamasse punkti, orjaseisusesse. Võib-olla on meil siin raske mõista, milline see orjaseisus siis oli või mida see tähendas. Rooma õiguses liigitati orja asjaks. Ta oli omand ja lihtsalt omaniku vara. Tal puudusid isiklikud õigused, ei otsustanud ta oma elu, töö ega ka oma ihu üle. Teda võis müüa, vahetada või isegi ära tappa. See ei rikkunud ei seadust ega moraali suuresti. Just sellesse täieliku õigusetuse ja allutatu seisundisse laskus Jeesus vabatahtlikult. Jeesus ei olnud ise kunagi mitte kellegi orgi ega omanud. Keegi ei omanud Jeesust. Kuid ta valis võtta enda peale orja kuulekuse ja alandlikkuse, et näidata alandlikkuse sügavust, mis ei kohku tagasi millegi ees. Jeesuse kuulekus inimesena, orjana ulatus päris lõpuni välja, kuni surmani. Ja mitte lihtsalt surmani, vaid kõige häbiväärsema ja piinarikkama surmani, ristisurmani. Alandlikkuse eeldus on usaldus Jumala vastu. Alandlikkus avaldub usaldusena, alandlikkus teenib Jumala usaldamise kaudu meie kõrval olevat inimest. Alandlikkus algab Jumala kogemuses. Keeruline on küsimus, kuidas paistab alandlikkus meie ümber siin välja. Elame ajas, kus väärtuseks on enese kehtestamine, nähtavus ja edu. Oluline on ennast tõestada, olla nähtaval, pruukida ära kõik võimalused ja kindlasti mitte jääda tahaplaanile. Ega selles ju kõiges ei olekski ju midagi halba ega taunimisväärset, kuid märkamatult võib sellest saada isiklik eluhoiak, mis väljendubki ainult elamises iseendale. Alandlikkus ei ole meie maailmas loomulik, see on ebapraktiline. Maailm ei mõista ega räägi alandlikkuse keelt, mis nõuab loobumist, leplikust ja teenimist, kuid Jumala riigis on see ainus tõeliselt mõistetav keel. Palmipuude püha avab suure nädala ja toob meie ette Jeesuse saabumise Jeruusalemma, kus rahvahulgad
teda vastu võtsid kui kuningat, teadmata, et ta tee ei vii otse kohe ei troonile ega paleesse, vaid alandusse ja ristile. See püha on oma olemuselt vastuoluline. Rõõmus ja pidulik algab ta nii, kuid samas on ta sügavalt traagiline ja paljastades aukuninga tee tõelise sisu. Jutuse aluseks olev Kristuse hümn kõlab apostel Pauluse vangistus hämarusest ning kutsub kogudust üksmeelele ja alandlikkusele keset sisemisi tülisid ja erimeelsusi. Paulus rõhutab, et usklike tõeline kutsumus saab nähtavaks Kristuse meelsuses. Alandlikkus ei ole nõrkus, vaid kuulekus, tänulikkus ja lugupidamine Jumala ning kaasinimeste vastu, mille vastandiks ei ole tugevus, vaid uhkus ja isemeelsus. Jeesuse alandlikkus ulatus kõige madalamasse seisusesse, orja kujuni ja ristisurmani, sest ta loobus teadlikult ja vabatahtlikult oma jumalikust eelisseisundist, usaldades täielikult oma isa. Jeesuse tee annab meile vaadata ja näha ja paljastab, kui erinev on tema tee meie loomulikust omakasu ja enese kehtestamise teest. Alandlikkus kasvab Jumala kogemusest ja usaldusest, kuid edukultuuri keskel ei ole seda teed nii kergesti leida. Kristuse meelsus juhib meid teenimisele ja loobumise keele mõistmisele, keelele, mida maailm ei räägi, kuid mis Jumala riigis on üks selle riigi riigikeeltest. Andku Jumal meile armu ja õnnistagu meid kõiki selle keele õppimisel. Aamen.